Tere, head vaatajad ja kuulajad, see on saade Väljast ja mina olen Nele. Mina on Teele, tere. Selles saates heidame pilgu möödunud nädala välispoliitilistele sündmustele. Teele, mis sulle möödunud nädalal kõige eredamalt jäi välispoliitikaga seonduvalt silma? No eelmisel nädalal jäi mul silma veel üle-eelmine kurioosum, kaunis foto, mida te võib-olla nüüd näete ekraanil, kus siis meie armsad Martin Helme ja tema võõras ema Monika Helme külastasid Ameerika Ühendriikides sellist üritust, mille korraldas USA vabariiklasest kongressi liige Anna-Pauliina Luna. Ja seal siis härra Helme veetis aega sellise härrasmehega nagu Viktor Orban, et kes on võib-olla uudiseid jälginud, siis teavad, et tegu ei ole mitte lihtsalt halvasti käituva miljardäriga, keda saadavad korruptsioonikahtlused ja võimu ärakasutamise süüdistused, vaid tegu on ka väga otsese Putini liitlasega ja see ei ole enam mitte mingi vandenõuteooria, vaid ta on selle ilusti välja ka öelnud, et kõik, mis Euroopa Liidu kabineti tagatubades ja poliitkoridorides räägitakse, läheb otse siis Putini kõrvu. Et noh, kuidas öelda, et siin võib debateerida, et mida täpsemalt härra Martin Helme seal temaga rääkis või missugust hoiakut ta sellise käitumisega esindas. Aga ma tuletan siin meelde, mida näiteks minu vanaema ütles, et ütle mulle, kes on sinu sõbrad ja ma ütlen sulle, kes on sina ise. Noh, selge on see, et Ungari on hetkel selline murelaps ja Euroopa Liidus siis, aga 12. aprillil toimuvad valimised ja praegu reitingud näitavad, et Orbanil seal hetkel edumaad ei ole. Väga tore, sellepärast, et me ei räägi siin ainult Vene sõbralikest suhetest, vaid me räägime ka Ungari sisepoliitiliselt väga sellise, kuidas ma ütlen, vastuolulise tegelasena, et võib julgelt öelda, et lisaks paarile veel teisele riigile on Ungari majandus Euroopa Liidu üks kõige halvemaid, on ju, et seal on mure nii meediavabaduse piiramisega, majandustulemustega, ma ei tea, hangete kahtlaste läbiviimistega ja sain sõna sabast kinni, ütleme nii. Konservatiivsete maailmavaadetega on nad kahtlemata mõlemad ja sealt johtuvalt ka teema, mis mulle silma jäi, Europarlament kiitis suure häälteenamusega 389-206 heaks karmimad rändereeglid, see peaks kõikidele konservatiividele väga meeldima. Euroopas on kasvava konservatiivse maailmavaatega tekkinud selline uus konsensus ja deporteerimise ajastu, nagu nad ise selle Europarlamendis ütlesid. Meil on kolm tähte A, I, C, AIS. Ja see peaks muutma nüüd ebaseaduslikult Euroopa Liidu liikmesriikides viibivate kolmandate riikide kodanike väljasaatmise kuidagi kergemaks. Et mis sa arvad, kas see tähendab meie jaoks seda, et rändekriis kui selline kukub nüüd meie järgmise aasta parlamendi valimistel, ütleme siis näiteks EKRE kampaania teemadest välja. No, et selle peale ei saa enam nagu kuidagi rõhuda. Õnneks on Eestis elu selline nagu ta on ja väga paljud immigrantid siia tulla ei tahagi, et see meid õnneks päästab. No ma saan aru, et meie kvoot on tegelikult seoses Ukrainast tulnud inimestega ka täis, et me nagu neid kolmandaid riike nii väga kartma ei pea, et mis iganes riikidest siis, kellega on rootslased ja kellega on näiteks taanlased hädas, et neil on tõepoolest see olukord ongi kehv. Et kas sa arvad, et on teemasid, mille osas liikmesriigid soovivad aina rohkem siin Euroopa Liidus sellist suveräänsust saavutada. Nad tahavad ise rohkem enda riigist rääkida, et mida keerulisemaks see elu meil läheb, seda rohkem hakatakse hoidma nagu küüned enda poole, ütleme siis nii. Mida sellest kriisist võib-olla tõesti heana kaasa võtta oligi see, et kui see
läbi läks Euroopa Liidus, siis inimesed ikkagi tõusid püsti ja aplodeerisid, et näha on, et selline Euroopa tunnetus, meie traditsioonid, meie riik nagu ikkagi sealt tõstis rohkem pead, et mul on hea meel selle üle, et võib-olla oligi see kõik meile üks jalaga hoob tagumikku, et me võtaks ennast kokku ja oleksime võib-olla rohkem konkreetsemad ja kindlamad oma traditsioonide ja oma arusaamade suhtes. Selline konservatiivne toon täna meie seda saadet läbib ja järgmine teema räägib USA-st ja USA presidendist Donald Trumpist. Ühendriikides osales laupäeval vabariiklasest presidendi Donald Trumpi vastasel meeleavaldusel pealkirjaga No Kings hinnanguliselt 8 miljonit inimest, kes väljendasid oma rahulolematust tema juhtimise üle. Kuidas on Trumpi poliitika tema teisel ametiajal muutunud? Mis võib olla selle põhjuseks? Kas seesugused meeleavaldused midagi ka muudavad? Ning kuidas mõjutab Trumpi poliitika USA suhteid Eestiga? Sellest räägime USA poliitika vaatleja Kajar Kasega. Tervist! Tervist! Seesugused meeleavaldused ei ole Ameerikas ju midagi uut. Samas niivõrd rahvarohke meeleavaldus oli jällegi selline üllatav tõenäoliselt Trumpi enda jaoks. Ma arvan, Trumpi jaoks mitte. Ma kuskilt lugesin ka, et nad arvestavad, et nii suurt ei ole justkui kunagi varem olnud, et nad ütlevad 8 või 9 miljonit inimest, veel võib-olla muljetavaldavam on need 3300 erinevat siis üritust olid, kuhu nad kõik kogunesid, et igas osariigis mitukümmend tükki. Ja tõepoolest, et kui sa vaatad nagu sellist pilti telekast, siis see on üsna muljetavaldav. Kui sa hakkad vaatama nüüd, et mis see siis valimiste mõttes võiks tähendada, et 10 miljonit on kindlasti suur arv, aga Trumpi toetas siiski nagu 80 miljonit inimest ja vaevalt, et kedagi neist või väga suurt osa neist seal nendel meeleavaldustel oli eile, et ma arvan, et need inimesed, kes seal olid, nemad on niikuinii oleksid nagu demokraatide toetajad. See on tõsi, et demokraatide toetajad on praegu väga nagu üles ärgitatud, väga vihased selle kogu asja peale, mis Trump on korraldanud ja tegelikult on tunne on nagu niimoodi, et see Trumpi nagu valitsus siis satub nagu ühte suurde auku ja siis selleks, et sellest august välja saada, ta kaevab endale järgmise ja veel sügavama augu. Ja kuidagi see ikkagi niimoodi toimib, et see eelmine läheb juba nagu meelest ära, et probleem ei lahene. See on see suitsukate, mida poliitikud ikka teevad. Aga tuleb nagu niimoodi, et võtta see on, kui sa oled nagu ajakirjanik või kommunikatsiooniinimene, siis on tunne on nagu, et hea on öelda, et et seda kõike tehakse nagu meie mõjutamiseks, et seda kõike tehakse selleks, et mingeid muid probleeme varjata, et tavaliselt ikka poliitikud teevad asju sellepärast, et neile meeldib midagi teha, aga jah, et see efekt justkui on nagu niimoodi, et see eelmised probleemid nagu ei lahene, aga kuna tekivad uued ja suuremad, siis need eelmised jäävad nagu kõrvale, et ma vaatasin ka, et mis see nimekiri nagu on, mille vastu siis seal nüüd nagu protestiti, see pealkiri on nagu, et kuningate vastane. Seal No Kings liikumise kodulehel ma vaatasin samuti, et ollakse vastu sellele sõjale, mille Trump algatas, öeldakse, et see mõjutab inimeste käekäiku, perekonnad ei saa enam hakkama toimetulekuga ja nii edasi. Toimetulek on väga suur asi, on ju, siis väga suur asi on võimu kuritarvitamised, siis on see immigratsioonipoliitika. Ja mugavad, me unustame ära Epsteini failid kuidagi jälle. Oleksin jõudnud ka sinna, aga Epsteini failide avaldamine on nagu selles nimekirjas, et jah, et tõesti neid nagu suuri probleeme, millega Trumpi administratsioon peab igapäevaselt rinda pistma, on nagu üksjagu palju. Ja siis jah, et see demokraatide poole nagu selline aktiivsus või mis poliitikas üldiselt on nagu vajalik, et tõesti tuntakse, et midagi on nüüd vaja ära teha, et see on ühest küljest nagu väga kõrge, aga et kas see on nagu sellist Trumpi üldist toetust mõjutanud, ta on jah nagu natuke mõjutanud, aga kui sa vaatad, et see siis, mis on see rahulolu nagu presidendiga, see on ikka kuskil seal 40% kandis, natuke sinna 40% alla, mis ka nagu Joe Bideni ajal ikka seda aeg-ajalt tuli ette, et see ei ole tegelikult just nagu midagi erilist. Kui te ütlete, et demokraadid tunnevad, et midagi tuleks ära teha, siis täpselt niimoodi on kirjeldatud ka Trumpi teist ametiaega, et tema tunneb, et praegu tuleks kiiresti midagi ära teha, sellest tema hektiline stiil, väga palju sellist meile tundub, et rapsimist, aga tõenäoliselt on temal endal seal mingisugune seaduspära olemas ja loogika sees. Aga kas ta üritab siis tõepoolest ennast praegu selle teisel ametiajal võimalikult palju ajalukku kirjutada?
Jaa, kindlasti, et ma isegi ei ütleks selle kohta rapsimist, et ma arvan, et seda teist ametiaega iseloomustab see, et Trump võib-olla ise isiklikult vähem, aga need inimesed, kes tema suuremad toetajad, tema nagu kampaania olulisemad tegijad, kes tulid temaga administratsiooni kaasa, said kohe aru, et 2016 võib-olla nagu ärme ütleme siis valesti, aga puudu jäi nagu sellest, et oleks konkreetne plaan, mida hakatakse tegema ja et liigutakse ikkagi nagu kusagile poole suurel kiirusel ja justkui nagu selle vastu siis nüüd selle esimese tegelikult möödas on ju ainult ametisse astumisest aasta ja siin 2 kuud. Et selle vastu on jah nagu administratsioon väga tõsiselt tegutsenud ja muuhulgas siis selliste sammudega, mida varasemad administratsioonid ei ole nagu pidanud paslikuks astuda, mille vastu siis kogu see muu USA ütleme institutsioonide maailm siis nagu ma ei ütleks, et võib-olla ise aktiivselt võitleb, aga on avastanud ennast võitlemas, et näiteks ülemkohus, kus on 3 kohtunikku, keda Trump on ametisse nimetanud, on ju teised 3 kohtunikku, keda enne seda peeti ka justkui nagu konservatiivse vaadetega olevaks, et justkui 6-3 on nagu ülekaal, siis nüüd ülemkohus on leidnud, et väga mitmes küsimuses siiski nemad ei saa toetada neid nagu lähenemisi, mis Trumpi administratsioon on võtnud. Samamoodi siis seal mitmed nagu valitsusasutused ja nii edasi. Massipsühholoogiat vaadates võib selline asi talle hoopis kasuks tulla, et kui tõenäoline see on, et ta flipib selle enda kasuks ja ütleb, et vaadake, kui võimas üle aegade kõige võimsam president, et ma tekitan sellist furoori, et kui rumal see keskmine USA valija siis võib olla, et selline asi tal õnnestuks? Ei, ma niimoodi küll ei ütleks, et keskmine USA valija kuidagi rumal on, et USA on demokraatlik ühiskond ja kindlasti demokraatias on palju neid inimesi, kes ei süvene poliitikasse võib-olla nagu niimoodi igapäevasel tasandil, et ma arvan, et siin Eesti ajakirjanikel ka keskmiselt võib olla nagu parem ülevaade sellest USA poliitika igapäevasest kulgemisest, eriti arvestades, et USA välispoliitika meile on nagu väga tähtis kui ühel sellisel keskmisel USA inimesel, kes tegeleb nagu oma igapäeva eluga ja niimoodi valimistes osalemisele vaatab nagu iga 2 aasta tagant, kui need nagu päriselt kätte tulevad. Ja ma arvan, et ei, et ühesõnaga see, et Trumpi meetodi osaks on alati olnud see, et tekitada sellist konflikti, vaidlust, tüli nagu on ju. Või selliseid, mõned ütlevad, et see on kõrva tulistamine oli lavastatud teine. Sa arvad nii? No see ei ole koht, kus mina arvan, pigem on. No ma ei arva nii, et see oleks ikka väga ebameeldiv, kui sa võtad siis ja lavastad sellise asja, mille käigus sul nagu päriselt 3 toetajat surma saavad seal nagu poliitilisel üritusel, et äkki sa lavastaks siis nagu mingi vähe nagu niimoodi kuidagi nagu lihtsamalt selle, et ja mina isiklikult ei julgeks lasta ennast 1,5 kilomeetri kauguselt nagu kõrva pihta tulistada, et see tundub nagu väga riskantne, see selleks. Ühesõnaga, ma tahtsin öelda seda, Trumpi meetodi osa on see konflikti tekitamine ja selline asi muidugi alati olnud ja see tõepoolest tõstab ka tema enda baasvalija sellist agitatsiooni taset või nagu erutuse taset, et see nagu selles mõttes töötab. Aga nüüd ma arvan, et USAs ja eriti nende valimiste vaates, mis praegu tulevad novembris, et olulisem ei ole mitte niivõrd see Trumpi baasvalija, kelle jaoks niikuinii Trumpi seal valimissedelil enam ei ole, et seal peavad nüüd nagu teised inimesed selle töö ära tegema. Et ma arvan tema jaoks, et olulisem seal on see nagu siis sõltumatu valija või nagu independence öeldakse USA-s, et kuidas see kõik nagu neile peale läheb ja neile ma võin öelda, et see läheb ikkagi need konkreetsed poliitikad just nagu see, et alustatakse sõda, mida ei ole tegelikult Ameerika inimestele nagu peaaegu üldse põhjendatud, et mis
mis asju me seal ajame ja mida me tahame seal saavutada ja millal see kõik võiks nagu läbi olla, et sellest nagu enne, kui see sõda peale hakkas, peaaegu üldse juttu ei olnud. Või see, et lubati, et hinnatõus nagu väheneb ja hinnad hakkavad langema, aga no tegelikult see hinnad on jäänud nagu sellele samale tasemele, see sõda, naftahindade tõus viskab jälle sellesse lõkkesse nagu tuld juurde. Nädalavahetusel tegin tiiru sotsiaalmeedias ka ja vaatasin, kuidas mõned sisuloojad ja mõjuisikud on hakanud selgitustööd nüüd tagant järgi tegema, ehk siis võetakse sõna, et me hea meelega maksame natukene kõrgemat kütuse hinda selleks, et puhastada maailm siis islami radikaalidest, et ka selline narratiiv käib praegu ringi, et kuidas ja see on administratsiooni enda nagu ka, või Trump ise ka on korduvalt seda öelnud, et see ei ole väga suur hind selle eest maksta ja praegu just nagu polegi hullu midagi, kuigi seal see galloni hind on tõusnud, ütleme siis suurusjärgus $3 pealt nagu $4 peale, et ikkagi nagu 25% või terve dollari on seal tõusnud, aga ma arvan jah, et see suudetakse nagu sisse võtta, kui see sõda peaks õnnestuma kuidagi kiiremini kokku pakkida, aga kui see kestab siin nüüd veel paar kuud edasi, siis see mure on ikkagi päris suur. Te siin mainisite, et Trump ei põhjenda enda valijatele ära või ei ole põhjendanud enda valijatele ära seda sõda Iraaniga. Ta ei kooskõlastanud seda ka NATO liitlastega ja ilmselt see NATO koht ongi praegu see peamine koht, mis puudutab ka Eestit kõige rohkem. Et Trump on taaskord muutunud üsna, ütleme siis häälekaks, mis puudutab USA osalust NATO-st. Ta on öelnud, et liitlased ei seisa tema selja taga, ei ole piisavalt abiks olnud ja miks peaksime meie appi minema, et kas see paneb ohtu selle artikkel 5, mille peale me kõik tegelikult loodame, et kui mingisugune häda käes on? Jah, no siin on nagu kaks poolt sellel nagu Trumpi poliitikal tihti on, et üks pool on see, mis on päris maailmas see olukord. Päris maailmas artikkel 5 ja NATO mõttes olukord on ju see, mida kõik Euroopa riigijuhid ameeriklastele ja ka Trumpile korduvalt ütlevad, et artikkel 5 on nagu ühine kaitse kokkulepe, et kui kedagi peaks rünnatama, siis kõik teised tulevad appi. Praegusel juhul on ju ilmselge, et Ameerikat ei rünnatud, nagu Ameerika, kes on siis see NATO liige, artikkel 5 liige, et Ameerikat ei rünnatud, et nüüd otseselt peaks sinna nagu appi minema, et selles mõttes nagu see NATO, Trump kasutab jah seda, et NATO on teinud midagi halvasti ja niimoodi, aga otseselt nagu NATOsse justkui see asi ei puutu. Nüüd siis teine küsimus on nagu see, et need riigid, kes on NATOs, kes on Euroopa Liidus, kes on üldiselt nagu Ameerika liitlased, et kas nad ise võiksid teha sellise otsuse, et me võiksime siin minna Ameerikat toetama. See on põhiliselt see, mida siis Trump nagu ette heidab, on ju, et justkui ta on küsinud seal Prantsusmaalt, Suurbritannialt ja niimoodi ja nemad on öelnud, et nad esialgu ei plaani seda nagu toetada. Kui sa oled tähele pannud, Eesti on ju öelnud, et me oleksime valmis selle üle arutama. Kui meilt peaks keegi küsima, siis me oleksime valmis arutama, et millise oma mereväe aluse me siis sinna Hormuzi väina naftatankereid tahaksime. Mida meil lähiaastatel pole saata, nagu tuleb... No võib-olla miinitraalereid oleks nagu saata. No hea mees, kes lubabki. Ei, ma arvan, et see on nagu tõsine positsioon, et kui sa vaatad 2003, kui oli nagu väga tõsine arutelu maailmas, et kas Iraaki, mõneti nagu sarnastel asjaoludel on, et siis räägiti ka, näed, Saddam Husseinil on massihävitusrelvad, see on suur oht maailmale, me peaksime seda ohtu piirama, kas sinna peaks minema, ameeriklased ütlesid, me arvame, et siin tuleb sõjaliselt sekkuda, aga tookord jah, George W. Bush ikkagi tegi seda siis nagu veenmistööd ja diplomaatiatööd ja koalitsiooni ehitamist nagu niivõrd palju edukamalt, et erinevalt praegusest olukorrast, kus on siis nagu ründamas on ainult USA ja Iisrael, tookord oli ikkagi mitmekümnest riigist koosnev koalitsioon, kaasa arvatud Suurbritannia, kaasa arvatud enamik Ida-Euroopast, Eesti ju ka ikkagi väga selgelt tookord seda nagu toetas ja Eesti kaitseväelased ka Iraagis nendes operatsioonides osalesid. Siis seekord lihtsalt seda ei ole juhtunud, et terve see
ma ütleks, selgitustöö ja kõik see on just nagu ära jäänud ja nüüd tagantjärele siis Trump ütleb, et noh, nüüd on jama majas, et aeg on hakata ka ise nendele teistele riikidele siin sõjaväeliselt sekkuma. Et ma arvan, et nagu päris maailmas ikkagi on see niimoodi, et Ameerika küsib, kas te oleksite nõus ja siis see teine riik nüüd peab nagu ütlema, et otsest kohustus sekkuda ei ole, see NATO artikkel 5 ühiselt meid rünnatud ei ole, kohustus sekkuda ei ole, et kas me peaksime sekkuma, noh nüüd riik peab siin otsustama ja noh kindlasti nende riikide poliitikud ütlevad ka Trumpile suletud uste taga avameelselt, et vaata, et see on ülimalt ebapopulaarne juba sul enda riigis on ju, sa kujutad ette, kui ebapopulaarne see sekkumine võiks olla Suurbritannias, Saksamaal on ju, ma arvan, et ka Eestis tegelikult pigem oleks see nagu ebapopulaarne, et seal on see, noh, miks seda nagu päriselt juhtuma ei hakka, aga nüüd siis see on see päris maailma pool. Nüüd teine pool on nagu retoorika pool on ju, et Trump, võib-olla ma ise ka kunagi nagu ammu mõtlesin seda, et noh, et ta lihtsalt ei saa aru, et ta lihtsalt on üks ärimees, ta lihtsalt ei saa aru, kuidas need päris maailma asjad nagu käivad, et ta lihtsalt lahmib ja ütleb mingisuguseid asju. No ma arvan, et täna ta siiski saab aru, et ta on nagu teadlik, ma olen seda kuulnud teda ennast ka ütlemas, et NATOs ju teatavasti artikkel 5 on käivitatud täpselt ühe korra, see oli pärast 2001. aasta terrorirünnakut USA-le, Afganistani ründamisel, et siis käivitati artikkel 5 ja siis tõesti need riigid selles osalesid. Trump on sellest teadlik, ta on ise seda nagu öelnud, kuidas need asjad käivad. Aga et see nüüd täna annab see ikkagi nagu sellise retoorilise võimaluse jälle neid samu NATO riike pisut nagu tümitada ja pisut nagu seda süükoormat nagu nüüd nende hoovile keerata, et justkui nagu, et meie pole siin midagi halvasti teinud on need NATO liitlased. Et see oleks sammu läbi see kes meile appi ei tule ja pealegi neil endal on ju vaja seda naftat on ju, mis sealt Hormuzi väinast läbi tulevad, et kuidas nad nüüd siis sellest aru ei saa, et seal tegelikult peaks appi tulema. Ma arvan, et see on rohkem siuke nagu ikkagi retooriline tasand, et see nagu päris sisu selles on nagu vähe. Meil see intervjuu aeg hakkab kahjuks ümber saama, aga ma lõpetuseks ikkagi küsin, et kas teie näete, et Trumpi suhted Eestiga on kuidagi tema teisel ametiajal muutunud? Ma arvan Eestiga otseselt mitte, et võib-olla... Või on meie poliitikute suhtumine Trumpi kuidagi muutunud äkki? Ma arvan, et see Trumpi üldine suhtumine sellesse maailmasse ja liitlastesse ja liitlassuhetesse ei ole võrreldes esimese ametiajaga muutunud, aga kõik see asi on nagu eskaleerunud või need nagu jooned, mis selles esimeses ametiajas ka Trumpi poliitikas oli, see sama America First on ju. On nüüd tugevamalt välja joonistunud. Ja mõeldakse Ameerika peale, siis mõeldakse nagu teiste riikide ja rahvusvahelise õiguse ja koostöö ja kõige selle peale. Et seda on nagu täna rohkem ja ma ütlen, et siin selle Gröönimaa kriisi ajal minul oli tõesti väga tõsine kahtlus, et see võib nüüd olla see hetk, kus päriselt siis see nagu lääne liitlasruum lakkab olemast põhimõtteliselt, nagu laguneb ära, et kui ikkagi juhtub selline asi, et me oleme siin sõlminud selle Washingtoni lepingu artikkel 5, aga siis nagu üks pool sellest lepingust nagu sõjaliselt ründab teist poolt, et siis vist pole enam nagu millestki rääkida, et praegu vähemalt on võimalik seda siiski esitleda niimoodi, et see oli lihtsalt üks retoorika, et see oli üks asi, mida Trump ütles ja hetkel neid samme astutud ei ole. Ma olen kuulnud ka, et see ei pruugi kõik veel niimoodi jääda, et see teema ei pruugi olla läbi, et nagu ma ütlesin, Trumpi ametiaega siin valimisteni on jäänud veel 8 kuud. Et praegu on tähelepanu lihtsalt hajunud mujale? Praegu kindlasti on tähelepanu mujale, et praegu päriselt selle Gröönimaa küsimusega keegi ei tegele. Aga et see ei pruugi olla nagu veel lahenenud või see olukord ei pruugi olla lõppenud. Et selles mõttes jah, ma ütleks, et need jooned on eskaleerunud, tõesti selliseid murettekitavaid episoode on väga palju rohkem olnud, aga üldises suures pildis see nagu liitlasruum nagu püsib, et õigus on ka nendel, kes ütlevad, et Ameerika ei ole ainult president ja Donald Trump, et jah, presidendil on väga suur mõju kõikidele administratsiooni poliitikatele ja nagu ma alguses ütlesin, Trump on seda eriti tugevalt sellel korral nagu veel nagu tagant tõukamas, et aga siiski, et
kogu see poliitika seal on nagu laiem, et välispoliitikat teeb ka kongress, välispoliitikat teeb ka välisministeerium ja seal on need jooned, mida koos NATO-ga 80 aastat on üles ehitatud, et need on jätkuvasti ikka alles. Kajar Kase, me täname teid selle kommentaari eest. Olge lahked. Valgest majast me kaugemale ei lähe, sellepärast et paar päeva tagasi esitles meie kaunis USA presidendi proua Melania Trump oma uut sõpra nimega Plato. Tegemist on siis AI humanoidrobotiga, kes siis Melania sõnul ja visiooni kohaselt võiks hakata rohkem lastele tehnoloogiaõpetust lähemale tooma. I'm Figure 3, a humanoid built in the United States of America. I am grateful to be part of this historic movement to empower children with technology and education. Welcome. Sotsiaalmeedias on muidugi kõva debatt selle üle, kas tema eesmärk on võtta siis kõikidelt õpetajatelt töö ära, programmeerida lapsi täpselt niimoodi mõtlema ja rääkima, nagu kriitikute sõnul nad kaks ise on ka üsna sarnased, nii et selline kurioosum siia lõppu, et hea meelega loeks ja vaataks, mis teie sellest arvate? No mul tekkis selle video nägemisega 2 assotsiatsiooni. Esiteks mulle meenus kohe JMKE laul Tulevik on tunni aja pärast või juba varem, võib-olla juba täna. Ja teine asi oli see, et mul tuli meelde kohe see Melania Trumpist tehtud uhius film, mida kriitikud on nagu tõepoolest ribadeks kiskunud, öelnud, et enam igavamat filmi ei ole võimalik teha. Kui me sinuga sellest teemast rääkisime, siis ütlesid sa ka, et väga palju on tõepoolest toodud seal paralleele, aga seesama ameeriklaste tehtud humanoid robot, ma tunnistan, et neil läks see roboti esitlus paremini kui venelastele. Et selles mõttes kõik läks ladusalt ja kohal olnud, ma saan aru, et ahmisid õhku, et tõepoolest, et tulevik on kohale jõudnud. Ja ilusam oli ka kui venelastel, et venelaste robot siin pani lapsi vaatama tulnud lastele käekiile, et päris nii kõva tehnoloogia kui Hiina humanoid robotid, kes siis militaartantse tegid, ta ei olnud, aga väga viisakas ja väga tubli, aga debatt jah, lihtsalt on selle üle, et kas siis robotid tahavad meie õpetajate kohti üle võtta. Mäletad sa kaugest minevikust filmi Tehisintellekt, kus väike robotpoiss tal arenesid tunded ja ta tundis sellisest ema soojusest puudust ja ta mitte kunagi ei surnud. Ja seal oligi see robotite ja inimeste konflikt oli väga tugevalt sisse joonistunud, et elame me täna selles reaalsuses, enam pole tegemist ulmefilmiga, on nii? Absoluutselt, nagu teada, siis ka Eestis on olemas naisterahvaid, kes on astunud suhtesse oma ChatGPT boyfriendi versiooniga, et kuulab, annab nõu, annab adekvaatset nõu, ütleb igal hommikul tere hommikust, kaunitar, mida soovid, no mis siin? Kohvi ei keeda? Veel mitte, aga ma saan aru, et ka see varsti on tulemas. No minu jaoks kõlab see natukene hirmutavalt ja ma siiralt loodan, et kuskil ikkagi see pidur peale tõmmatakse ja tulevikus klassi ees roboteid ei seisa, vaid siiski see inimlik puudutus, inimlik touch jääb ikkagi inimestega suhtlemisel ja oma igapäevaelus alles. Ma vaatan, kas ma järgmisel saate salvestusele tulen ise või saadan siis oma humanoidi teisiku. Ja ma vaatan, kas ma teen neil vahet. Aga teile aitäh, head vaatajad, kohtume teiega taas juba nädala pärast.